põhjalikult jälgid, millist meediat sa tarbid, sa jälgid ka seda, mida süüa ja kust täpsemalt seda toitu hankida. Oluline ongi see, kui inimene toitab puhtast toidust, siis inimene keha on puhas ja siis on tajud puhtad ja inimene on rohkem öelnud, sest seda maailma tajub tegelikult lihtsalt. Kas sa tarbid ka peavoolu? Tead, Taavi, ma ütlen ausalt, et ei ole juba aastat tarbinud, ma arvan, et viimati mul oligi 2012. Väga ammu. Vahest ma vaatan mõnda videot, ei saada mulle. Telekat mul pole kodus just sellest ajast saadik ja ma nüüd olen sattunud. Miks nii? Ma olen aru saanud, et kaks eri maailma. Üks maailm on see, mis meile kuvatakse nagu selle massarjanduse puhul. Ja teine maailm on see, mis on tegelik maailm. Ja see tegelik maailm on paraku vastavus sellega, mida näidatakse. Ja avalik massarjandus vaike maha väga palju asju, mida tegelikult peaks näidata. Kuidas sinu jaoks see alguse sai, et sa hakkasid pöörduma paljude mõttes siis alternatiivmeid? Ma sain aru kuskil 2000 keskel, kui Eesti läks Euroopa Liitu, et Eestimaal on väga palju asju on korrupeerunud, mäda ja täita valesti. Ja ma rääkisin inimestele, ma läksin jõuda massideni, ma hakkasin kirjutama lugusid ja kirjutasin tekstisse ja lehtisse lugusid, arvamusi ja neid ei avaldatud. Ma kirjutasin sellisele inimesele nagu Rain Kooli, et Rain, et ma olen nii palju saanud lugusid, et miks sa ühtegi lugu ei avaldanud. Siis ta vastab mulle niimoodi, et me avaldame neid lugusid, kes on erudeeritud inimesed. Kuna sinu on enda kultuur, siis sinu lood ei ole olulised. Ja kui Delfi oli siin, ei pidanud nagu oluliseks seda, et lood, mis laeksid ajaloost, valges, et ma sain aru, et ajakirjandus vaikib midagi, et nad ei ole nagu iseseisvus. Ja kõige huvitavam on see, et ma sain aru sellest siis, kui oli aasta 2011 ja oli selline okupeeriikamine. Kui New Yorgis okupeeriti Valgevene ja siis oli tal üks eestlane, Kalle Västmani vist, kes siis nagu seda algatas liita kuskil 17. september. Kuskil niimoodi, mis seal. Ja see oli 2 aastat, oli selline möll, seal olid 100 000 inimesed olid tänaval, kord rohkem kui vähem. Ja Eesti ajakirjandus ja mitte ainult Eestimaa vaikis täielikult. CNN-id, Fox Newsid, kõik nende CBS-id, eks nad on, kõik vaikisid. Ja siis alles 2. oktoober õhtul tuli Tallinna TV-st tuli uudis, et New Yorgis on mingi massiv inimesi kohaldunud Wall Streetile. Ja siis 3. oktoobri hommikul olid kõik, kogu maailma ajakirjandus hakkas näitama ühel päeval korraga äkki siis võite nagu see nagu pais ära tagant ja kogu veelaviin läks algab. Ma mõtlen, et on loomulik, et ükski ajakirjandus ühti lehti kirjutas sellest ennem, kui luba anti kelle poolt. Ja siis nagu kõigile korraga luba anti. Kelle poolt anti? Omaniku poolt. Kas teate, kes omistab kõiki neid TV3 ja kõiki neid masskanaleid? Nii. On 6 korporatsiooni, kellele kuulub 95% kõigist uudisallikatest. TV-kanalid, raadiod, lehed, see kõik on 6 korporatsiooni käes. Ainult 5% on seda nagu vabalt tõlkumatud ajakirjandust, mis siis kajastab seda, mida on ise olnud. No kui me võtame Eesti näitel, siis tõesti seda kommertsmeediat päris palju, aga näiteks Eesti Rahvusringhääling. Ma küsin kõigepealt, kas TV3 on Eesti ettevõttes? Enam ei ole Eesti? Ei ole. Eesti Rahvusringhääling on aktsiaselts Eesti Vabariigi oma, aga kellele kuulub aktsiaselts Eesti Vabariik? Et see paraku ei ole ka mitte Eesti rahva oma, vaid kellegi teise oma. Oot, mis see on aktsiaselts Eesti Vabariik? See ongi olulisi asju, mida tegelikult peaks rääkima igal pool, ei räägita. Me teame kõik, et iga nimetatud vabariik on tegelikult äriettevõte. Ja registreeritud New Yorgis, neil on oma number, ehk siis äriettevõtte number. Kõik need Eesti valitsus, kõik ministeeriumid, politseiametid, kohtud, kõik on äriettevõtted. Ja miks peab seda kõik varjama inimeste ees, et me ei pole Eesti Vabariiki, me oleme äriettevõte, mis kuulub kellelegi, aga kellele me ei teagi. Kust kohast see info pärineb? Kus sa oled seda saanud? Meil on ju kõigil olemas arvuti, võrk on vamba kõigil. Vistnoode.publik.ee, seal on kirjas kõik maailma ettevõtted. Vanast oli ju manta.com'il ka näha, sealt on praegu ära piiratud, aga seal on näha, paned sisse otsingu, seal on need äriettevõtted, need ära isegi Eesti puhul ei ole, aga paljude puhul on see omanik näha. Kõik
tähendab, kes on peadirektoriks määratud. Et põhimõtteliselt on Government of Republic of Estonia on olemas tunnistusnumber ja siis on ettevõtted tegevusvaldkonna tippkood olemas. Mis ma pean uskuma neid äriettevõtteid, kes juhivad meid, me pole selleks luba andnud kellegi. Nii et sa väidad, et Eesti ei ole nii-öelda demokraatlik riik, et Eesti on äriettevõte. Vaata Tavi, kui me saame aru sõnanäesust, hakkame aru saama, mida tähendab mingi sõna, et hakkame lahti seletama seda, et meil on tegelikult kõik ette ära öeldud, kuna inimesi koolis haritakse, hüvitakse harjaga kõik seast välja, inimesed ei saa üldse riiki, mis toimub. Sõna president, öeldud, tähtis on nagu eraldi, ehk siis nagu perifeerne või siis nagu paigustatud ja siis on resident. Kes on resident? Keegi võõras isik, kes resideerub kusagil. Ja kõik, igal pool, kus on residendid, igal pool on need residendid kellegi poolt paika pandud ja nad resideeruvad siin, mis on kohaliku administratsiooni esindajad, vene keeles kõrgu. Millised valikud ikkagi need on, kus sa alguses hakkasid ka infot sammutama, ega sa siis kohe ei jõudnud nende andmebaasi? See on ikkagi millegi kaudu, mingite vihjete kaudu. Tegelikult ju Facebook ja need sotsiaalkanalid, nad ju jagavad väga palju viiteid. Tuleb ainult vaadata, kas sa hakkad välja naerma vahepeal ja hakkad süvenema ja hakkad mõtlema, sealt hakkab arvama, sa tead juba, keda vaadata, tead, keda kuulata ja kui nemad soovitavad sul midagi, siis sa nagu hakkad aru saama, et vaata teile tegelikult on kusta kokku läinud. Neid on nii palju neid allikaid, tuleb ainult minna sinna ja aru saada, et kui räägitakse millestki, mis ei vasta tõele, sa näed palju lahti. Siis sa saad aru, et see allikas on jama, seda mõttes kuulata, see on kellegi kontrolli, sest ta püüab musta valgust nagu kuula. Ja kui sa näed, et räägitakse ehedalt, siis sa hakkad jälgima seda ja tegelikult mida rohkem sa jälgid ja võrdled seda tegelikult ja mida räägitakse, siis saabki pildi kokku, kas vana on siis selle uue korporatsiooni kaugusomanduses või on ta tegelikult tõesti kellegi inimesed oma, kes püüavad kõigest väest näidata inimestele tegelikkust, mida tegelikult paljud ei näe. Kas see mida sa eesti keeles meedias? Aga eesti keelne nii-öelda alternatiivmeedia? Telegram on meil olemas, Objektiivi on väga harva, aga tegelikult mul ei ole eesti keelest vaja. Ma saan teada kõik tegelikult mujalt maailmast, et see, mis tuleb eesti keeles, tuleb tegelikult läbi tõlki juba. Tuleb juba sellise hilinemisega ja kellegi poolt nagu ümber jutud. Aga Telegram ja Objektiiv on sellised infoallikad, kus sinu hinnangul on artiklid, mis on tõe? No, võtame ausalt, Objektiiv mind eriti huvita, et nad on sinna poole, aga minu jaoks on ajast maha. Nad on head, aga nad on kinni jäänud sinna kuskile ühte kohta, nad ei näe nagu tervikpildi. Telegram on palju rohkem. See on spurter Eestit. No Telegrami puhul on ka olnud küsitav, et kes selle portaali kinni maksab, sul ei ole? Mina olin selle Telegrami üks osanik kunagi, mida pankad sellest ja praegu on ta MTÜ ja neil on ju tegelikult lood raha eest palju. Seal on videolugejad, kes saavad rahastamisega ja praegu nad vist said omale mingi lapsed, ma tean, et praegu reklaam käima läinud. Kannast reklaami ostjaid ei olnud, aga nüüd on reklaami käima läinud. Paratamatult viimase aja kõige kuumem teema on koroona. Mida sa sellest kõigest arvad? Plaandeemia. Nagu pandeemia? Plaandeemia, ehk siis on kavandatud. Jällegi on olemas selline nagu asi nagu Maailmapank. Maailmapanga lehe peal on olemas kogu see agenda olemas, see kava, mis on ette kirjutatud, et koroona pandeemia kestab kuni 31. märts 2025. Nemad teavad, kuhu see kestab. Huvitav on see, et pankurid on hakanud tegelema praegu meditsiiniga ja nemad määravad nüüd, kui kaua peab see karantiin kestma. Kes sellest aru saab, on väga kahjulis. Ma nendest inimesest. Aga mis see põhjus on maailm kinni panna? Kokku lasta majandus, maailma korduma teha. Praegu luuakse uut sellist fašist-kommunismi. Siin on eraomadit jätka, kõik hakkab siis nagu riigi poolt anta nendele, kes hakkavad saama siis vaktsiine. Sisse nagu Hiinas on praegu, et see Hiina kommunism on praegu tegelikult see, mis on siin nagu maad võtnud, mida on juurde. Seal ei ole enam mingit vabadust. Vandenõu küll palju räägivad, aga paraku need vandenõud on kõik osutunud nagu tõeseks. Mida enam aega läheb, seda rohkem näitab, et see, mis vandenõuks peeti, see kõik on tegelikult meie elu tulemas. Lihtsalt
palju ei taha näha. aga no tõesti, mis see põhjus siis sinu hinnangul on, et neid inimesi, kes uurivad neid nii-öelda vandenõusid ja alternatiivseid versioone, mis sinu hinnangul vastavad tõele, on selgelt vähem? Sellepärast, et see 5%, mis kajastab siis tegelikult, neist ka kõike kajastab, aga 95% seda massilist ajupesu. See on ikka, inimesed tajuvad ära pestud, et inimesed lihtsalt usuvadki, et kõik, mis tuleb kõrval, kõik ongi vandenõud. See on hästi paika pandud, et on suurelt veenda, et uskuda ainult seda, mis tuleb sobikarbist. Et see paraku niimoodi on. Kui palju sinu tutvusringkonnas on inimesi, kes ei ole sinuga oma seisukohal, tarbivad hoopis teistsugused? Vähemaks sageli nendega tekib vaidlus ja kui inimene vaidleb sinuga ja on näinud, et vaidlejad hakkavad solvama, siis on nagu kõik sulle läbi, et ma lõpetan ära igat tutvustada ja mul on alles need inimesed, kes on arukad, kes taju tegelikult. Et teil on mõtet hoida lähikimas inimesi, kes on inimesele aadreksid ja usuvad kõike, mida nad kõik teevad ja nad ei suuda kontrollida. Nii et nii-öelda maailmavaadete tõttu oled sa kaotanud ka sõpru? Ma olen kaotanud kuskil, ütleme, 300 sõpra, aga juurde on tulnud 1800, kes on õigus. Aga mul on kõrval inimesed, kes on arukad, kellega ma saan rääkida asjadest niimoodi, et ma ei pea vaidlema ja võtame seda riiduga reiga, sest arukas inimene jääb kunagi õurama. Teine ta on. Aga kui palju on selliseid inimesi, kes on Aga kui palju on olnud selliseid inimesi, kes on olnud peavoolumeedia tarbijad ja pärast sinu kohtumist, sinuga arutamist on läinud ka nii-öelda alternatiivmeedia? Ühest kohtumisest on ka muutunud, aga neid on vähe, aga ikkagi inimesel on vaja tegelikult ühti nagu kuvada pikemat aega. Sellepärast ongi, ma olen neid positiivseid Facebookis väga palju ja Facebook nimi on 14 korda, sellepärast, et ma liiga kirjutan liiga otsa asjadest. Facebook on see kinni? Meil on sõnavabadus. Facebook on olnud kinni 14 korda ja neist 10 inimest korda kuu aega kinni. Ma olen 10 kuud Facebook kinni. Ja kuna hästi palju nagu tegelikult positiivne asju, mida massaagiliselt räägib, siis sellepärast on kinni olnud ja mul inimesed näevad seda ja pikka mööda nad kuulevad seda, näevad kahte pilti, mitte ainult mina asjad, teised ka. Ja nad lõpuks võrdlevad seda, mida räägib siis ajakirjandus ja räägib seda, mida räägivad sõbrad, siis sina kaasa arvatud ja nad hakkavad aru saama, et tegelikult ongi tegelikult meie poolel. Ma ütlen veel kord, kellel on taju lahti, kes ei jõua enam alkoholi, ega ringi purust ka, aga 6 kuud on põrdi inimene alkoholi jõuab. 6 kuud on aju tegelikult selles, tegelikult tajust ära lõigatud. Kui joob ühe korra alkohol? Jaa, 6 kuud on kinni side. Siin on eetermaailma, kus on idee, et see tuli sealt. Sinna inimene ligi pääse enam ja kõik, mis talle öeldesse, kõik inimene tõe pääse, tal omal puudub mingi loogiline mõtlemine ja tal ei ole ühtegi mõtet vähe. Ja kui inimene siis on kuuse toiduga ja alkoholi joo, siis inimese taju tavanevadki. Tablette võtab mingit kemikaal sisse jooned, sellepärast on lähtigi selle. Inimene läheb puhast elu, ta läheb taju lahti ja siis peab aru saama, et maailma lõpuks seistud. Tegelikult seistud. Kui palju sul elu siis tegelikult viimase 10 aastaga on muutunud? Sinu elustiili haridus? Vaata, kui ma aru sain, et meditsiin on ka suur butafooria, Fata Morgana, mida mõned võtavad käe pähe. Pärast seda ma sain tegelikult terveks nii mõneski terviseedastused vaemised ja praegu ma ütlengi, et meditsiin on ainult selline valdkond äri, siis nagu rikastub inimeste pideva ravi peal, aga kus puudub mingigi lahendus, et inimesed oleks ravida. Juba sellepärast, et kui ma näen, et teadus, ajalugu, kõik on võlts, siis juba see sama ajakirjandus, mis seda toetab, ei saa taine olla. Sa siis ei tarbi üldse? Vaatame plaani, vaatame juba kinni. Ma saan aru, et sa siis üldse arsti juures ei käi? Milleks? Vaata Tavi, kui sa oled arsti juurde ja ütled, et sul üks sõber ravis välja hullupõlveliiget. Mis arstid selle põhjutab? See ei ole võimalik.
minu peal see võimalik. Ja kui keegi arst on mulle kirjutanud kunagi, pediaater, sinna juba lapsepäevas raamatusse, et mul on krooniline bronhiit, igavane köha. Ja ma käin, praegu ma olen 2 liidet, ma tulin särgiväega enne. Ma käisin 5 talve tee särgiväega ringi. Ja ei ole mingit köha olemas, ära kasvada. Krooniline haigus ei kao ära, meditsiin ei selles võimatu. Mul on nii palju tuttavaks, ma vabanen astmast, suhkruhaigusest, ekseemidest, mida ravita. Inimesed tervenevad, ilma meditsiini, puht soovus. Mis siis sinu soovitus on, et inimene, kes tunneb, et ta on haige, ta peaks üldse arsti juurde minema? Kui nad teaksid, et tablette tehakse naftast, naftakeemiast ja nende ainuke eesmärk on suruda alla haiguskoonuseid, süvenemata põhjustesse, siis on iga inimene, kes on aru, et aga nii jääbki võitlema või põhjustada. Tagajärjega põhjust ära võtta. Ma toon näites, kui tikud on laua peal ja maja lapsi täis enne, lapsed mängivad tikkudega, keegi keela. Maja paleb kogu aeg. Kõik pereid ja peremad käivad kusutavad maja. Jälle maja pole, jälle kusutavad. Võitleb tagajärjega. Tikk ära võetakse, siis maja jääbki põlema, et lastele öelda ka, et tikud on läbi. Tuleks maja maha. No tuleks tagasi veel infoallikate juurde, no aga anna siis mingisuguseid soovitusi portaale, et mida tasub lugeda inimesel, kes tahab pilti saada sellisest maailmast nagu sina. Vaata, ma valdan vene keelt hästi ja ma olen jõudnud järjele sinna, et kogu maailma on tegelikult pärit ühest allikast kui inimene, et siis Hüperkoreas on siis Põhja-Mandarin, Korea, me oleme seda harjutatud ja kuna seal elasid Arnold Veidad, inimesed, kes olidki nagu loojaliku algerja, siis ma olen jõudnud jälile sellele, et see, mis vanasti oligi meil paradiis ja praegu me oleme suunatud selle kui võrgust ja sellepärast ma nagu hangin allikaid sealt, kes räägivad sellest vanast Veidade ajast, mis on säilinud vanad ülikud metallplaatide santjate peal ja siis ülikute peal, mis on Vatikani ära peidetud, ma hangin paljude venelaste käest, kes on seda väga kaua uurinud. Ma tean tegelikult, et see ongi see, sa tulnud ära südamega seda kõik, et see, mis nad räägivad, on tegelikult. Et lausa mingisugused venelaste käest saadud infoallikad, et ei olegi sinu hinnangul mingisugused, ma ei tea, portaale või uudiste saite, kus inimesed saaks pildi ette. Praegu on nii palju blogijate ülekaal on nende uudistekanalid üle võib-olla, ma arvan, et uudistekanalid võib-olla on mingine 12 sellest, mis teavad, kõike teavad, aga ülejäänud blogijadki. Ja kuna need blogijad on tegelikult ka seinast seina, on mingid igasugused, need, kes tegelevad metafooriaga ja need, kes tegelevad õigasjaga. Aga kuna nad kaevad välja igast vanu pabereid, dokumente ja räägivad asjadest nagu nii loogiliselt, sul on juba puhta laual, sa tead juba seda pilti, mis tuleb. Ja kui keegi rääkima hakkab, siis sa leiad üles, et tükk sobis siia täpselt. Et alguses, kui sul nagu ei ole ettekujutus, sul on nagu hunnik teid pisa tükk ja sa ei tea, mis pilti tuleb. On väga raske nagu aru saada, et mis tükk see õige on. Kui sul on üle poole pildi koos, üle poolkärvad pildi koos juba, siis on väga kerge nagu eristada seda, mis on nagu täielik jaburdus ja mis siis tegelikult tõde. No kuidas sa õpid teisi inimestesse, kes praegu kuulata öelda, et sa oled päris hull? Tead, ma ütlen ausalt, et ega mind ei huvita nende arvamus, kes aru saab, mis toimub. Mind huvitab ainult arvukalt inimeste arvamus. Ja mul on nii palju on ajuvestleid, siis arvab, mida tahavad. Tõsiselt. Võtame Hüperkorea on siis Põhja-Mandar, mis on hästi põhja ja alguses Põhja-Jäämeres. Ja seal oli nagu veel kuulikaartide pealt oli näha, et seal on nagu vee all. Noh, me kuulsime, teame kõik oli uppunud, oli noalaev ja päästis inimestega. See oli pärast kosmiliselt tagasi, seal Põhja-Jäämeres on näha, et seal on nagu vees, nagu püramiidid ja nagu linn on seal vee all. Nagu linnaneet. Muista närinud, et korraga näha. Ja lõpuks hakkas kuul neid asju ära tonkima. Hakkas neid nagu ära kütselt ja näha poleks. Miks ta varjata? Nii palju on igast asja, kõike varjatakse, kõik meeldib ära. Kuidas siis linna vee alla? Ühesõnaga, oli kosmiline sõda ja meil oli 3 kuud. Oli Leia, Fata ja siis 2 kuud on alla.
ühe esimese kuuga üks leia, mis tegi ööpäevaga tiibu peale maale, selleski alla ja siis oli suur uputus. Siis oligi seal mingi maalikked ja Gustav Levat läks vee alla ja mõistis ja tuli veel maa peale. No millal see oli? See oli kusagil 115 aastat, 115 000 aastat. See öeldakse, et jama kõik enne, aga praegu läheb välja. Aga ma võin öelda, et kui me vaatame ajaloogu enne, lähme vene keelde, hakkame vaatama, mis asi on ajaloogu, see on historia. Is on kust enne, Toora on pühakiri ja kokku on historia ehk siis Toorast. See on jah uskuma lugu, mis pärit Piiblis, Toorast, Koraanist. Keegi on selle kirja vastu läheb selle Toora enne. Nad võtavad selle historiast, võtavad loo enne ja ütlevad, et see on ajaloogu. See võib ajaloogu olla, see pole minevik. Kaks eri asja. Kui sa ütlesid, see on 15 000 aastat. 115 000. Aga ühesõnaga kõik need arenguetapid, mis on kas või nii-öelda peavoolu ajaloos kirjas, taallased ja nii edasi, kas see on siis kõik olnud? Kõik on välja mõeldud. Juba see, et räägitakse, et inimene elab 40 aastat, see asi on 40 aastat. Ja lähme jälle vene keelde ja vaatame, noh, kõik on pärit russi keelest, mitte vene keelest, vaid russi keelest. Vene keel on juba selline ära kärbitud, ära koitud keel. Et Tšelovek on sajandane, Tšelo on nagu teel oli terve, inimene on sajandane, aga elas 40 aastat, loogib. Inimene elas sajandeid. Nii et me tegelikult elasime mitte sajandid, aga tegelikult 1000 aastat. Pärast elasime veel 300 aastat, praegu elame juba 60 aastat enne juba. See on meile areng. Tegelikult mis on kogu aeg lühemaks jäänud see? See on areng midagi. Peeter Esimene, kes pani vahetusse, läks kolonist lähetusse, naades teise inimesena hoopis, no läks pikalt rääkima, aga ühesõnaga tuli tagasi ja käskis ära hävitada kõik vanurid, kes vanemad kui 300 aastat. Vanemad kui 300 aastat. Et pärandite kandjad kõik ära hävitada, hakkas inimene hävitada. 300 aastat, mis aeg see? Inimesed ei usugi seda. Aga on kirjas. Ja vanasti olid ruunid ju ka. Ja need ruunikirjadega kirjutati metallplaatide peale asju, santide peale. Need ei kullu, need ei hävina. Neid ei ole keegi järgi teinud, need on olemas. Sealt on väga palju maha võetud ja muidugi on neid paberõigud ka, mis on hävitud. Vatikanis on peidus, kui Vatikan lahti teeb, siis hakkad inimesed aru saama, aga millegast varjavad. No kui palju näiteks sinu YouTube'i kanal ka? Kui palju sul YouTube'i kanalil jälgid on, kui palju Facebooki lainil vaatajaid? Sealt tahdi, kui ma käisin Kivimäe haigla Särgiväel ja ütlesin inimestele, et inimese haigus pole olemas enne. Ja siis ma arvan, et Karmen Jongar, meie aasta 2 pandi mul selle kinni panna, minu terve elu telepildi ja mul oli seal 25 saadet. Kõik pandi kinni päevaga, ülesamalt. Praegu mul on minu enda kanal ja seal mul on vähem loeta. Ma elan sinna eriti pigutuses, sest ühel päeval keegi jälle laseb kinni panna, sinna on sõnavabadus. Kui sinu sõna ei juhti sellega, mis peab olema, siis kui päev kinni panna ja kõik ära blokeerida. Nii et see on praegu vähem. Aga YouTube ja Facebook on selles mõttes ikkagi kõige lihtsam võimalus jõuda laiade massini. Ma arvan, et see YouTube kaotab ka varsti oma, YouTube kaotab mitte oma, aga tema räägib täpsemalt vaataskonna, kuna praegu on tehtud juba teisi kanaleid olnud. Ja YouTube on hakanud piirab sõnavabadust, nii et varsti kolivad inimesed ära juba mujale. Väga palju tehtud uusi valikuid. Facebook on samasugune, et inimesed otsivad võimalused sealt ära. Mis siis alternatiivsemad kanalid või järgmised kanalid? No, BitChute videos oli veel paar olnud kanalit veel jätnud ja ega tegelikult ei olegi minna kuhugi Facebook tasemel, sest TV on ka näiteks kuhugi oma ja VK kuhugi oma, aga inimesed on kolist lakki edasi, kolist Telegrami edasi, seal praegu ei ole sellist toimetamist. YouTube on ka ju suhtelu. Jaa. Oota, aga ühesõnaga ma olen teinud selle saate, et siis praegu nagu käib maaväliste organismidega kosmosesõdateooria, mis on ka nagu tegelikult ongi ju, vaata me ei näe tegelikult teine maailma. Teine maailmas jõutakse kõik, siin on lihtsalt
koha peal on üks rahvus, kes seda kõik vahendab. Läbi nende kogu see avik toimub. Peaks rahvus. Valitsevad sõnumid, seal pole ravid. Kohta Venemaal paljastavad need taksangid. Mis pärast? Mille pärast? aga see siis holokaust on ka välja mõeldud? Tead, holokausi kohta ma olen kuulnud, et 6 miljoni juudi tasemel suudeti leida 200 000 nime. 200 000 nime pandi kirja, kes ära tapeti, aga kus ülejäänud nimed on. 5,8 miljonit nime on kuulnud. Ja on olemas allikaid, et tegelikult hävitati ära 10 miljonit saksast pärast seda. Sama kontaagrid olid, sai sakslasi ja toimus keeruliselt saksa rahvas. Ma nüüd tahtsin sellest saata teha, otsisin, ma praegu leidnud, aga ma leian üles, et aastal 2 nägin seda väga palju kirjast. Google on hakanud ära toimub. Tegelikult maailma hoopis teine. Mendelejevi tabel on võtsid. Esimene element oli eeter. Võeti välja. Esimene. Eetris on see, kes oli priineeriga. Aga noh, sellest ei rääkida, see võeti välja. aga oota, kui sa Facebookis saad nagu 6 ajal bändi, Facebook nagu päris kontot ära kutsuda ei saa. Saab praegu teha. Seda ei ole juhtunud. No ei ole õnnestunud. Põhimõtteliselt on korras vist on ju. Palju täna kõrgist ei tea? Vaatan, tuleb mitu intervjuud sinna kokku.